Vali omale sobiv koht, kus sulle kõige mugavam tundub. Ja siis võtame teised ka, tüdrukud ka samamoodi, eks ju, et valige omale sobiv koht. Natukene kellele seal juba on, jah. Nii, palun sinule. Nii, palun siia üks tükk ja palun siia üks tükk. Nõmme huvikooli ma sattusin tegelikult juhendaja Alma kaudu, et kuna me olime väga head sõbrad tema pojaga, Mauroga, siis koos me siin käima hakkasime juba enne kooli tegelikult. Ma olen käinud täiesti väiksena, et alates sellest, kui ma olin seal vist 3-4 ja siis nagu ikka, et tuleb see puberteedi aeg peale, siis jäävad nii-öelda need asjad natuke soiku, eks ju. Ja siis ma tulin tegelikult tagasi kas äkki 10. klassis ja paar aastat käisin ja siis jäi jälle mõni aasta vahele, et kiire elutempo ja nüüd ma olen siis teist hooaega uuesti tagasi ja ikkagi see, mis siia majja toob, on minu jaoks õpetaja Alma just nimelt, et see, et tema siin tegelikult seda juhendanud on. Siis on nüüd niimoodi, et siilil vaja okkaid ka. Selleks on siis mitu varianti. Kui võtate sellise väikesema tüki savi, eks ju, ja teete ta selliseks kolmnurkseks nii-öelda. Küll aga selline natukene vahvam versioon, et kes seda lõvilakka seal vaatas. Võtate sõela siit, eks ju, ja selle savi siis pressite siit sõelast läbi näpuga. Ja siis te siia niimoodi peale siilikesele need träpsud. Täna juhtus siis selline situatsioon ootamatult, et kuna Alma ise ei saanud tulla, siis proovisin siis nii-öelda, mis tunne on tema rollis olla ja päris keeruline on. Ma arvan, et sellepärast, et see iseloom võib-olla on natukene selline minul nagu käredam, et sellist kannatamatust selle jaoks, et sellest märjast tükist tegelikult midagi teha, läheb väga-väga palju kannatust, et eks see on kindlasti andnud nagu elus hästi palju juurde. See on see koht, et kui sa siit uksest sisse astud, siis tegelikult sul see maailm jääb seisma 2-3 tunniks ja sa oledki tegelikult ainult siin. Telefonid on ära, midagi sai näppi, käed on savised, eks ju. See haarab su ikkagi nii endasse, et see muu nagu kaob ümberringi ära tegelikult. Ma ei ole üldse loomeinimene, kunstiinimene, et selles osas mul on alati jällegi juhendaja väga palju toeks, sellepärast, et tema ikkagi annab mingisuguse suuna. Et ja loomulikult, kui ma ütlen, et ma teen serviisi, siis ma teen serviisi, aga mul jah selline loominguline mõtlemine nagu puudub, et siin on ikkagi hästi abiks see, et keegi on kõrval ja natukene siis näitab erinevaid variante, eks ju suunab ja sealt siis juba nii-öelda selles koostöös see lõppidee nii-öelda sünnib. No, tule. Suure siiliga. Pane siia peale. Ahah. Väga hea. Kas nimetähe tegid ka juurde? Alla? Ahah, väga hea. No super. 5-5. Väga hästi. Sellel majal kindlasti ja Almal endal ja Nõmmel üldse, et kuigi ma praegu olen teisel pool linna, eks ju, aga on kindlasti selline hästi oluline roll minu elus olnud ja ka selles osas, et milliseks ma olen nagu kujunenud inimesena, eks ju. Seal on ikka nii kuum, et sa ei tea võib-olla nii suuri numbreidki. Mina tulin siia majja aastal 1986. Ehk et siis, kui ma läksin Nõmme kooli, siis ma tulin ka siia majja tantsutrenni. Mitte kohe küll liikumistrenni, alguses oli estraaditantsurühm 2 aastat, aga Urve Keskküla juurde sattusin ma, see aasta siis oli äkki 88. Et 6-aastase tüdrukuna. Tõukad otse üles ja nüüd lase käed, puusad ette sirgeks ja põlved sirgeks, käed sirgeks. Nii, hüppa alla. Nii, proovi emmega. 26 aastat. Ja sellest edasi oleme me siis käinud veel tantsupidudel, võimlemispidudel.
Nii et tegelikult see järg on siiamaani, et sellest majast nagu lahti ei ole saanud. Ja samamoodi tantsib minu 9-aastane tütar tänasib vaja Surve käe all. Nii et läheb põlvkonniti edasi. Me oleme ikka hästi palju käinud, et Urve hästi viitsis meid igale poole kaasa võtta. Kogu aeg oli 60 tüdrukut, küll laagris, küll siis me käisime Tõrvaaugu talus. Ta korraldas meile niisuguseid suvepäevi ja võimlemis- või tantsu laagreid või me käisime mõnda kava õppimas talvel suveks ja võistlused, et seda kõik oli nagu nii palju, et see oli nii suur osa minu elust. Väga ahaa! Oma pundiga me saame kokku siiamaani, nii laste sünnipäevadel, kui me peame omavahel jõule koos, me käime teineteise sünnipäevadel, me käime koos kinos, me käime koos teatris, käime ka Urvel külas. Meie lapsed on head sõbrad. Et selles mõttes on see maja mulle andnud eluaegse sõpruskonna. Need kübarad on küll legendaarsed. Punased dressid. Kadi, punased dressid. Nendega me käisime nendel Pärnu päevadel. On. Urve endiselt õpetab, Urve endiselt käib tantsupidudel, isegi ju on tantsupidude juht ja võtab lapsi enda juurde tantsima, et minu ja veel paari meie trenni tüdruku lapsed käivad Urve juures endiselt tantsimas ja juba aastaid, nii kui jalad allasid. Nii et Urve täiesti tegutseb ja see on uskumatu. Nii et eks see Urve meile selline teine ema on olnud. Ilmselt teavad seda meie oma emad ja teab tema Mägile ka, et ega tal 3 päris oma tütart ja hunnik lapselapsi, et eks ta on meile samamoodi olnud. Nii, ja proovi veel. Tere! Tohib siia istuda? Jaa. Tohib, jah. Mina sattusin siia majja ja otse kohe siia saali samasse tuppa aastal 1965. Ma olin siis 7-aastane. Vanad teie olete umbes? Minu 7, 7, ma olin sama vana kui sina sel ajal. Ja ma sattusin Maie Kilgase näiteringi. See oli siis 57 aastat tagasi. 57 aastat tagasi, jah. Ma ei tea, isa ütleb, mina ise muidugi ei mäleta seda, et ma olin olnud 3. või 4. Ma olin öelnud, et ma lähen nüüd kooli, siis ülikooli ja hakkan klooniks. Aga meie esimene ülesanne täna on ka siis, et me kõigepealt panemegi, mõtlemegi, et me värvime oma käed ära. Et sa võtad oma käed ja mõtled, et mingi toreda värvi peale, mis sulle meeldib ja teed nad värviga kokku. Igale poole. Et sa võid mõelda, et see paber on näiteks, siis tõstame ta nüüd juba ümber enda igale poole. Aga teisi värvida ei tohi, jah? Teisi veel värvida ei tohi. Esimest lavastust ma mäletan ähmaselt küll. See oli mingi siuke kirevkava, kontsertilaadne etendus, mingi kevadpidu metsas, kus kõik loomad tulid ja esitasid oma numbri ja mina olin üks 4 karust, aga 4 karu kostüümi ei olnud, oli 2 karu ja mina sain hundi kostüümi, millel rebiti saba tagant ära lihtsalt. Siis me tulime ja laudsime mingi laulu, aga varsti Maie andis mulle nagu vastutusrikkamaid rolle juba.
oli mingisugune lavastus Kääbus nina, oli niisugune muinasjutt, siis ma mäletan, et mu klassivend Ahto, kes oli silmatorkavalt ilus poiss, mängis esimesed paar stseeni, aga siis ta läks mingite hämarate jõududega tülli ja siis ta moondati Kääbuseks, kellel oli kohutavalt pikk nina ja sealt edasi mängisin seda rolli mina igatahes. Oli tore vaadata neid tüdrukuid, sest paljud suhtusid sellesse hobisse ikka väga tõsiselt ja jätsid ikka balletikoolis käinud laste mulje täitsa. Me oleme kõik andekad mingil alal, aga see üles leida, see ei ole kerge, see nõuab pühendumist ja ka lapse sundimist tegelikult natukene sellega tegeleda, et aru saada, kas tal on eeldusi antud rubriigis õnnelik olla tulevikus. Tänu sellele majale ja Maie Kilgasele mind tabas võib-olla kõige suurem õnn, mis inimesel elus võib osaks saada, see, et mul õnnestus oma ainsast hobist elukutse teha. No, kus mujal kui sellises majas saakski avastada selle talendi, mis igas öös on peidus kuskil, et tuleks üles leida lihtsalt. Paul ja Maie Kilgas kutsusid näiteringi lapsi enda juurde Mustamäele koju külla, et kohtuda tolleste supertähtedega näitekustis Ita Everi ja Gunnar Kilgasega. Ja igaühel paluti üks luuletus pähe õppida. Ja mul ei olnud ühtegi luuletust. Aga sõbral oli õde selline lüürilise loomuga ja puha. Ja see ütles, vaata kui ilus luuletus on Ilmi kollal. Ma ütlesin, on jah, ilus luuletus. Ma õppisin selle luuletuse pähe ja lugesin siis seal meie kohtumisel ette. See algas sõnadega, nüüd jälle lähen või oli seal, kuigi seda leinan, mis siin ja sinu juurde maha jääb. Nüüd kuskil õitsvad valged ristikheinad ja sõnajalg murada sinna läheb. Selline armuvalust kantud luuletus sellise 13 või 14-aastase poisikese suust. Kõik ei kohmetult vait, eks ole. Ja siis öeldi, et jah, et sa võiksid midagi muud vist lugeda, et näiteks Sütiste rüblikut või midagi sellist. Koolis olid meil teadete tahvlil ja mujal, et pioneeride majas on huviringid, mida te võite külastada, valige enesele sobivad ja sestap see on üks põhjusi, miks ma nii paljudesse ringidesse ka nagu alguses trügisin. Ma otsisin seda, mis mulle peale läheb, kus mul tekib hea vahekord juhendajaga ja kus see asi mind paelub. Sellest kõigest on jah, juba küll 60 aastat, ligi 60 aastat mööda läinud, aga ta oli oluline jah, siin kõige enam ja seotumaks sain ma fotoringi juhendaja Vello Veskaruga, kellega me tänini käime läbi ja ikka niimoodi helistame ja räägime. Mina sain siin tuttavaks Jüri Krjukovi ja Urmas Kibuspuuga. Ka nemad käisid fotoringis, hilisemad kuulsad näitlejad. Ja eriti Kibuspuuga me kogu aeg lõmpsisime ja torkisime teineteist siin samas nendes ruumides ja. Aasta oli siis mingi 63 või niimoodi. Ja ega minugi elu seal nooruses mingitel aastatel kõikus tänava ja mingite muude tegemiste vahel ja Nõmme pioneeride majal, nagu teda tollal nimetati, on tõenäoliselt väga suur roll
et mitte tänav ei võtnud mind endale. Ja see on asi, mille eest ma pean olema väga tänulik oma hinges kogu sellele institutsioonile. Võib-olla on palju öeldud, kui ma ütleksin, et temast sai mulle mingiks ajaks nagu teine kodu, aga üsna sinna lähedale küll. Et automudelism või lennumudelism, kuhu ma ka nina sisse pistsin, ei olnud nagu päris minu jaoks. Et olid ju huvitavad asjad, aga ja ega ma siis kõikides ringides ka ei oleks olnud puht füüsiliselt võimeline käima, nii et valikut tuli teha. Ema ütleb, et esimene sõna, mis ma üldse selgeks sain, oli auto. Ja näitasin näpuga auto peale, alles siis tuli ema. Mulle meeldis olla nagu protsessis ja mulle meeldis teha see auto valmis ja siis minna taga sõitma. Et selles mõttes nagu ma läbisin kõik astmed, et ma nagu isegi üsna vähe sõitsin niisugeste nende ringi doonorautodega, ma tahtsin ikkagi ise teha. Aga ma mäletan, et olin 7-aastane ema käe kõrval ja siia ruumi ma sisse astusin ja vastu võttis Artur Rand, kes oli õpetaja ja kusjuures see aeg võeti vastu alates 2. klassist, ma olin 1. klassist. Ma ei tea kunagi, mida ma hakkan homme tegema, aga selles keldris on võimalik ikkagi päris palju imesid korda saata, aga tuleb pea appi võtta. Oleme siin ka niisuguseid materjalisid, näiteks kolvimaterjaligi kasutanud, mille kohta nagu üks prantslane töötas seal Euroopa kosmoseagentuuris ja tuli ütles, et mehed, ärge ajage mulle pada, et nende materjalidega ei ole võimalik saada sellist kolvijoonkiirust, nagu te sõidate. No, me kehitasime õlgu, mis meil oli talle öelda. Pool kuubikust on kolv, see käib 42 000 pööret minutis ehk sekundis käib ta 700 korda üles alla. Tallinn on erakordne linn kogu maailmas, kus on 2 niisugust kiirusmudelite rada. On Linnamäe gümnaasiumi õue peal on rada ja teine rada on meie selle Nõmmel ja see rada sai valmis 1965 ja renoveeritud sai ta 1998. Meil on ikkagi organisatsioon on nii palju tugev, et EOK aksepteerib meid mitte olümpiaalana, mis tähendab seda, et ikkagi ka need maailmameistritiitlid, Euroopa meistritiitlid leiavad tunnustuse. Tegelikult seda meistritiitlit võita ei ole kerge, selleks tuleb ikka pagana palju endast anda, aga see on eluks mingi eesmärk. Tahtmine ikkagi ennast veel töö kõrvalt hobina teostada ja kõik see sisustab nagu elu, teeb elu põnevaks. Alates 5 aastast on algul vanemad vedasid mind igale poole treeningutesse, pärast hiljem olen ma ise, et ma olen nagu tegelikult kogu elu olen trenni teinud ja üks mõte ongi olnud see, et ma pean jaksama oma autosid seal tõmmata kas või 80. eluaastani. Siin huvikoolis on ju käinud ka mu tütar vähemasti, samuti Maie Kilgase näiteringis mingi ajal mu tütre poeg on käinud siin laulnud ja nii edasi. Ma ei mäleta, kas mu poeg ka käis, vaat ei mäleta enam täpselt kõike, aga et see asi saab edasi minna muudkui.